where everything seems like hell. There's a place I don't wanna go. I feel that I'm never going to tell what's been eating me, but I want you to know. Wish we could dive back into oblivion, when days and nights were lost forevermore. But the silence keeps on screaming now when you were gone. Wish we could dive back into oblivion. Too hard that you keep hiding from me. There's a door but I don't have the key. I hope you never make me crawl on my knees. I thought I'd always find a way. Wish we could dive back into oblivion. Oh, wow. Very nice. I like a lot. Ai kurat, mul pole häält teha. Ma karjusin kõik ära. See äge asi. See on midagi teistsugust. Nagu ma teen trenni ja see võtab läbi, ma ei ole valmis selleks. Wow! What are the emotions? Täitsa versus. Ma ei oska isegi praegu rääkida, see on täiesti ebareaalne. Nii, pingeline võistluspäev on läbi või vähemalt võistluskardipäev ja on au rääkida siis meie kõige kiirema aja tegijaga ja siis ehk siis vana arm ei roosteta, Kristjan. No tundub nii, jah. Kuidas see sul oli, et me rääkisime siin natuke aega tagasi, et sul oli nüüd pärast 2017 aastat, kui sa oma võistluskardi karjääri lõpetasid, siis sa järgmine kord oligi nüüd viimasel etapil Liisi TD2-ga ja nüüd siis nagu sellega, et kas nagu ütleme niimoodi, et kas pigem see oli lihtsalt selline tore meeldetuletus või oli selline tunne, et kurat saaks kuidagi jälle nagu jala ukse vahele? Praegu oli hea proovida, et aru saada, et kus ma oma füüsisega olen, et ikka saab aru, et ikkagi kõvasti on vaja selle jaoks teha, et ikkagi sinna ette tippu tagasi saada, et kui mingi mõte vahepeal on olnud, et korra kuskilt raha saada ja kas või üks võistlus ära teha, eks ju, võistluskardiga, et praegu ikka saad aru, et asi on veits kaugel. Selge. Kas, mis sinu kogemusel näiteks võib-olla muutunud on 2017 aastast? No enda vastupidavus on praegu ikka andis tunda, et käed ikka tahtsid pilla-palla käia, et ikkagi roolist oli siuke palju keerulisem oli kinni hoida. Kas Aravetel võistluskardiga mingid sellised trikid ka või mingid sellised asjad, mida nagu võiks teada igaüks, kes võistluskardiga proovima läheb, et pead ikkagi exiti peale keskenduma, mitte karti liiga libiseda laskma? Jah, pigem just jah, et väljatuleku peale, et seal mida sirgemalt välja kiirendad, seda paremini sa välja tuled, aga samas sa ei tohi ka kehvasti kurvi minna, et ei tohi nagu täiesti sirgeks joonistada seda väljatulekut, aga eks seal proovima peab, jah. No igal juhul tore oli näha sind proovimas edukalt ja mine sa tea, millal uuesti võistluskarti. Ja Larsen, ka kuradi kiire aeg tuli. Kuidas sul võistluskardiga on, et oli see esimene kord? Ei. On juba nagu neid kordi palju olnud? Paar korda ja selle sama rotaksiga ühe korra peale selle siis tänase. Ja siin rajal mujal? Raplas ja Tabasalus.
kuidas sinu nagu enda tunnetuses on, et nüüd hobikaart, võistluskaart, et kas tegelikult kehtib see, et harjud kiirusega ära ja siis on intuitiivselt sama või sa ütleksid pigem, et seal on mingid muud põhimõttelised erinevused ka? Minu sisseistumine on pigem täiesti teine, et ma peangi mõtlema, et see on täiesti teine masin, et ta ei ole nagu hobikaart. Ja ma ei tea, kuidas teiste jaoks, aga minu jaoks vähemasti on see täiesti teine masin. No kas sul on mingeid selliseid plaane või perspektiive ka, et kuidas näiteks nagu, ma ei tea, saada nagu kauem selle asjaga sõita? Ja siis kõik teevad seda vastust, raha on vaja nagu. Ja rohkem seda kogemust, et sellega sõita. No igal juhul on näha, et sul on nii-öelda potentsiaali mõttes perspektiive küll tänase aja põhjal, et olid Salvetis mitte vist väga kaugel, kui ma õigesti mäletan. 400. Vot, ja et igal juhul hea meel on sind selles näha ja kindlasti näeme sind selles pildis tihemini. Nii, ja siin üksinda aasa peal vaatab Oskar. Oskar, esimene võistluskaardi kogemus? Jah, päris täitsa õudne. No sa ütlesid alguses väga nagu hästi, et eesmärk on mitte surma saada, sellega said hakkama, aga kuidas muidu see evolvement oli nagu, et esimene, teine, kolmas sõit, et kuidas sa nagu läksid igale korrale peale? Esimene kord võttis rahulikult, õppis karti, siis teine kord läks natuke kiiremini ja kolmas kord lihtsalt all out. All out. Ja kas, mis oli võib-olla nagu ootamatult kergelt tuli, mis võib-olla nagu üllatas, et oli nagu veel keerulisem või veel nagu selline trikim? Vähem äkilisem, kui ma arvasin. Ehk siis selline päris intuitiivne ikkagi, ja? Jah. Kas selline tunne nüüd ka, et selline veremaitse suus tunne natuke? Ikka. Ja kas, et kindlasti siin peaks igasuguseid võimalusi tulevikus ka tekkima, aga mis sa nüüd arvad, et kui sa nüüd lähed siin juba natuke aja pärast uuesti nüüd hobikarti, et kas siis tuleb selline sünge drop-off või mis sa ootad? Ma arvan, järgmine kord, kui ma hobikardis istun, ma olen heartbroken, sest ma ei saa võistluskardis istuda. No vot, nii et andke keegi Oskarile võistluskart. Aitäh, Oskar! Ja meie hobikardisarja hõbe, Sander Sasi ka, et kuidas oli mees? Väga normaalne selles suhtes, et piduritega raske harjuda, kart on ise kiire, oluliselt kiirem kui hobikas, et siuke jättis tunde, et vajab veel harjutamist, et kui hobikaga sõidad nagu üle sellest kardist, siis siin on nagu pigem jääb vajaka, et just igasugused kurvikiirused asjad võiks paremad olla. Et jah. Kas sulle nagu mingid asjad olid nagu, kuidas öelda, üllatavalt lihtsad, mõned asjad üllatavalt rasked? Lihtsam on võib-olla see mingi gaasi manageerimine, et ma eeldaks, et gaas on selline, et vajutad, tõmbab ratta ringi all käima, aga kuna ta on ise kerge ja oma raskusega ja grippi on piisavalt, et siis seda nagu väga ei ole. Pidurdamine on kindlasti nagu raskem, ma arvasin, et jääb paremini seisma, aga pigem on nagu selline piduritunnetus, mis hobikul on pidur ka nagu on-off peaaegu, siis siin peab nagu poole piduriga pidurdama ja kurvi saab sisse pidurdada, et selliseid asju hobikaga ei pea väga tegema. No see oli paljuski tegelikult see, et arutasime siin ka nagu selle ideaalse või enam-vähem optimaalse ringiaja kokkupanemine, et ütlesid, et olid siin esimeses lõigus kusagil seal 44 kursil juba, aga siis ei tulnud päris neid kõiki kurve kokku, et kas on sinu perspektiivis ka nagu selline asi, et nüüd näiteks kui sa oleks siin, ma ei tea, täna veel kolm satsi veel peale saanud teha, siis oleks 44 ära tulnud ja et oli juba nagu lähedal sellele, et on nüüd tunne, et ma nüüd saan nagu päriselt pushida? Kindlasti, et viimane sess oli juba selline normaalne, et mingid kurvid olid juba stabiilsemad, et iga kurv ei läinud niimoodi peale, et jälle fail, et midagi läks nässu, et viimases sessioonis sai enam-vähem nagu sõita, aga siis ongi juba hakkad nagu seda viimast piiri katsetama ja siis lähed natuke liiga kiiresti sisse, et siin see tapab kohe selle ringi aja korralikult ära,
et hobikaga nagu see vahemikus kõigud nii-öelda on väiksem, et siin on kindlasti just selle stabiilsuse harjumist on vaja rohkem harjutada, et kui saaks veel sõita, siis kindlasti selles suhtes, et ei jäänud sükast muljet, et mingid tippajad on kuskil püüdmatus kauguses, et täitsa saab suruda ja sõita. Saab suruda ja sõita ja siin sul on selles mõttes järjekord täitsa sassis, et sa tulid siis F1 pealt siis selle võistluskardi esimesele proovile. Jah, et mul on siuke huvitav karjäär, et mu karjäär koosneb hobikardist, siis oli vormer Renault 2.0 ja siis oli F1, et kõik muud vahepealsed asjad olid vahel, et nüüd sai võistluskardi vahele ära proovitud, et jah, võib-olla näiteks kiirenduse mõttes ei olnud siukest vau-efekti, aga hobikardiga võrreldes kindlasti võistluskart on ikkagi nagu hoopis teine riist, et ma arvan, kõige suurem vahe on just sellel nagu kaalu osal, et ta on kergem ja selles suhtes nagu agiilne on sõita, et igasugused pöörded reageerib kiiresti ja selline kurvi saab visata, et hobikaga pöörad rooli ja siis ootad natuke ja siis ta pöörab ka, et siin on nagu palju äkilisem see. Kusjuures mulle meeldis ka see, et nagu, mis hobikaga vahel nagu häirib, et ei ole seda otsest reaktsiooni. No mõne hobikaga on, kui nad on väga hästi seadus, aga siin oli täpselt see, et sa tegid midagi, otsene reaktsioon. Et kuidas sul muidu sellega on, et siin ju tegelikult selline, oled hobikaga ka üsna nagu hilja alustad, aga kas on nagu selline mõte, et näiteks, ma ei tea, ajakski mingi kokku, läheks uskumatule võidusõidule mingi võistluskardiga, sellised mõtted on? On olnud, aga pole nagu tegudeks saanud, et pigem on siuke ajapuudus, et vajaks üpris palju igasugust eeltööd, et millega sõita, kus sarjas sõita, mida sõita, kellega võistelda, et neid variante tegelikult Eestis on päris palju isegi, ütleks. Aga lihtsalt ongi, et neid võistluskarte on ka erinevaid TD2, siin on Rotax Maxid, siis on veel KZ, mis on nagu kõige hullem pill, millega minna peale, et lihtsalt vajaks nagu sükest eeltööd ja uurimist, et kuhu ja mida sõita, et summa poolest ma arvan ka samamoodi, et eelarvet vaja kokku saada, aga see ma arvan, kui nagu tahta, siis see on tehtav, et see pole nagu liiga hull, aga pigem ongi ajapuuduse taha, et hobikart on selline hästi mugav, et tuled ja sõidad ja tegelikult kui on võistlused, siis selle võistlusadrenaliini saab, ma arvan, mõlemast täpselt samasuguse kätte, et no siin adrenaliini sai ja siin sai kogemusi ja ma arvan, et me loodan ja arvan, et me ei ole kumbki viimast korda koos võistluskardi rajal ja väga fun päev ja veel kord palju õnne ka sarja õvede eest, et siis tulid siia, et järgmine aasta katsume ka hea motivaatori panna. Jah, proovime ikka, et järgmiseks aastaks võiks paremini minna, ütleme siis niimoodi, aga eks seal on ainult üks koht minna. Absoluutselt õige suhtumine. Aitäh sulle! Nii, ja nüüd oleme siin Kutiga, tänu kellele see kõik on äge kogemusi täis, adrenaliini, hinge kinni panevaid hetki täis, päev on teoks saanud. Aavo, kuidas sellised päevad sinu perspektiivist on, et kas sa teed selliseid üritusi palju, et nagu annad nagu seda inimeste seda võistluskardi maitset nagu niimoodi? Jaa, hooaja alguses, hooaja lõpus, meie mõistes siis aprill, mai ja nüüd september, oktoober teeme. On tänane, tuleb homne, tuleb oktoobri algus veel, et kellel isegi ei ole karditausta, on võimalik tulla ühendust võtta. No kui sa tänast päeva vaatad, et meie nagu hobikardisarjas tegelikult päris selline kirju seltskond, et meil oli siin endine võistluskardisõitja Kristjan Salvetist alates siis näiteks väga noore Oskar Kubarini, kes oli esimest korda võistluskardi roolis ja siis mingid minusugused asjaarmastajad siin ka vahepeale, kes esimest korda said tunda, mida see tähendab, et kuidas sul nagu tänaseid sõitjaid vaadates, mis nagu sellised muljed, emotsioonid olid, et kuidas inimesed üldiselt kohanesid? Kohanesid tegelikult kiiresti, nagu sa ütlesid, et inimesi oli igast vanusest, igast erineva taustaga. Et lõpuks viimases sessioonis tegelikult kõikide ajad olid seal poole sekundi, võib-olla natukene aeglasemalt sekundi peale, et see ei ole üldse paha, et tegelikult pilt oli suht hea. Kas nüüd, kui me räägime nende pillide spetsiifikast, et kõik sellised asjad, mida näiteks isiklikult nagu tagantjärgi tarkusena väga loogilised, aga seal tuli üllatusena, et kogu see
ta on ikkagi hobikardiga võrreldes nii palju vägivaldsem, see vibratsioon alguses nõuab harjumist ja siis loomulikult see asi, et vähemalt mulle isiklikult, et noh, nendes kiiremates G-jõudega kurvides täisgaasiga tõmbab nagu hinge kinni, et kas võistluskardis on ka mingid sellised nagu asjad, et et ma olen kuulnud, et Vormel 1 sõitjad nagu, et neil on oma hingamisrütmid näiteks, et kas võistluskardis on ka nagu ka sellist asja või see pigem, kui ära harjud nagu, siis siin seda hingamisega nii hull ei ole? seal on kõik nii detailides kinni, et kui kurvides hakkab ära surema, siis noh, eks rehvid jäävad vanaks, kõik asjad mõjutavad, siin detaile on nii palju, mis mõjutab, aga kui ütleme profidest rääkida, siis noh, testitakse väga palju, proovitakse erinevaid asju, nad peavad kiiresti kohanema, nad peavad kiiresti oma rütmi kätte saama ja nagu kogu aeg arenema. Ja arenemisest rääkides, et ma ei tea, mis sa arvad, et siin päris paar venda oli, kes võiksid ju tegelikult võimalusel nagu edasi areneda, et vist nagu potentsiaali siin, ma ei tea, siin Larsenil ja sellistel oli täitsa korralikult. Jaa, absoluutselt, ega see, et nad on kas sa oled 15, kas sa oled 20, 25, kas sa oled 10, et igaühe saab teoorias kiireks ja viimased aastad on kas meil näidanud, et see hilja alustamine ei ole ju täitsa võimatu, et on poisid väga kiireks saanud. Siin isegi väga hea näide on ju, meie kõige vanem osaleja oligi vist Sander Sasi, et noh, selline circa 35, aga on siin paari aastaga ennast üles töötanud, et nagu kas no ütleme nüüd, et me ei räägi siin nüüd päris nagu ilmselt nagu sellist kusagil tippu jõudmist, aga kas sellistel prouadel ja härrastel on nagu ka sellist noh, nii-öelda mõtet ja perspektiivi, et kui ikka tunnevad, et väga nagu on seda tahtmist ja soovi, et ka hakata siis kuskil seal tõesti keskmistes 30-ndates nagu lihtsalt pihta ja vaadata, kuhu jõuab. Jaa, Eestis on täitsa klass olemas, 32+ on kahekäiguline klass. Tuleb ka sinna iga aasta uusi inimesi juurde, et täitsa klass olemas on teaks. Natuke Arabiate rajast ka rääkides, et nüüd selle sama Rotaxiga, et mis on siin sellised, et no ütleme, et spetsiifikad, et ma kuulsin sind rääkimas seda näiteks, et ei tasuks liiga libisema lasta, et ikka exiti peale mängida. Mis siin nagu need trikid on? Jaa, et hobikardil ja võistluskardil ei ole midagi ühist peale 4 rehvi, eks, et joon peab olema sirge, otse kurist välja, libisemist jah, minimaalselt, et tal on piisavalt palju jõudu, kui sa oled ilusa joonega, et ta tuleb paremini välja kui külg libisemisega, et kui hobikardis siuke hoog andmine, et pead hoog andma ja muidu see hobikart ei jaksa kurist välja tulla, siis no siin on ikkagi täitsa teistmoodi see. No siin moodidest rääkides, et mismoodi läks siis Talver Racingule hooaeg? Vabandust, ma peaksin õppima oma telefoni välja lülitama, aga et hooaeg on ju sisuliselt vist lõppenud? Jaa, siuke eelmine nädal saigi läbi. Okei, tulevad mõned Euroopa etapid nüüd juurde ja talvine periood, et nagu hooaeg tegelikult Eestis on läbi, aga tegelikult ei ole läbi, et see on ikkagi meie aastaringne. Aga jaa, Eesti-Soomega oli täitsa okei, nii mõnigi tiitel tuli jälle ja võib rahul olla, järgmine aasta veel paremini. Kindla peale ja siis kahtlemata on ka see, et siin selliseid homme tuleb ju ka vist selline nii-öelda selline nende samadega, et kus igaüks saab nagu lihtsalt tulla, maksta ja siis saab sõita nagu palju tahab. Siis nagu nende kartidega. Jaa, absoluutselt. Teoorias samasugune päev nagu täna. Täna oli siis Corner 1 võitjate päev. Homme tuleb sama palju inimesi. Igasuguse taustaga ilmselt on siin mõned nooremad sõitjad, kes tahavad suurt karti proovida, uude klassi järgmine aasta tulla, aga on ka täitsa mulle tundmatud, kes lihtsalt soovib huvi või kes näitas huvi ja tulevad homme proovima. No siin on huvilisi põhjusega palju ja Aavo, päriselt aitäh, et sa seda teed. Soovin sulle palju edu ja amazing päev ja aitäh ägeda kogemuse eest. Aitäh teile, järgmine aasta uuesti. Järgmine aasta uuesti.
jaa, keeruline on sõnadesse panna seda esimene sõit, kus ma võistluskardiga sõitsin elus esimest korda. Ma olin väike poisike, nagu ma vaatasin F1 ja ma mõtlesin, et jumal äge oleks kunagi proovida. Nüüd ma olen 31 ja sain esimest korda elus proovida seda. Ma esimene ring karjusin, lihtsalt on-board täielik karjumine. Seletasin endamisi mõtetes, et siin pole üldse pidamist, siin on jumala jõhkralt pidamist, gripp hobikardiga võrrelda igast asja. Lihtsalt puhas ekstreemne emotsioon. Ma olen füüsiliselt täiesti läbi. Ma arvan, et ma olen füüsiliselt nagu jumala heas vormis, aga see tõmbas mind täiesti ribadeks. Üks ühele jutt sinuga selles mõttes, et füüsilisest rääkimata sina veel teed trenni väga tihti iga päev. Mina teen kuidas ma püsti saan, aga jäin ellu ja see reaalselt see tunne, ma arvan, nagu ole fänn või mitte, võimalus on, siis kindlasti proovi see asi ära, et võtta ühendust nendega, Talvar Racinguga või mõne muu. Pigem soovitame Talvariga ikka ühendust, et saate teha vinge karditesti, et see on elamus hobikarti lihtsalt selle asjaga ei anna võrrelda ja siia tulebki punkt panna, sest seda ei kirjelda lihtsalt. Ja aitäh, Markus Kaek, et mulle mingit kerget varustust share'isid. Ootasin muidugi rohkemat, ribi kaitsmed olid siuksed, et tulevad kohe, need sangad tulevad kohe küljest ära, aga sai tehtud. Tänud ikka. Ja tänud ka loomulikult Aavo Talvarile, et see on meeletult lahe, et selliseid asju võimaldatakse. Ma arvan, et tänased ringiajad olid ka sellised, et põhimõtteliselt kõik olid on the pace ja kõigil on siin midagi ehitada. Ehk siis ma arvan, et kõik, kui nad siin saaksid sellega kauem sõita, kõik, kes täna olid, saaksid, ma arvan, ennast päris heasse temposse ja need kõige kiiremad ajad olid ka sellised, mis tegelikult võiksid juba siin täiesti paari päevaga minna selliseks päriselt competitive ajaks, aga selles valguses lihtsalt kõik, kes selle alaga nagu competitive tegelevad niimoodi võistlusolukorras, kõik poisid, tüdrukud, mehed ja naised, suur respekt teile ja kuradi tugevad core muscle'id peavad teil ka olema, nagu see on selge. Ja tegelikult endal ka oli täpselt see emotsioon, et alguses on küll tunne, et lendad sinna kohviku kurvi poole, aga pärast saad tunnetuse kätte ja siis on juba lihtsalt straight forward. Lähed seda juba enam mitte sekundeid, vaid need kümnendikke püüdma. Lahe. Mulle tuli tegelikult selline asi meelde, et ma jään aasta võlgu, aga äkki 2020 kanti käisin esimest korda võistluskardi võistlus siis vaatamas Aravetel ja mäletan, et üks megakiire kutt oli, kes sõitis lausa tol päeval sõitis 2 klassis. Sõitis ühe klassi võitis, läks järgmisse klassi, võitis seal ka. Tema nimi oli Markus Kaek, et ma ei tulnud siia reklaami tegema temast, aga see oli see päev, kus ma istusin seal, kus on need pingid ja kus üldiselt vaadatakse Aravetele siis rajale ja ma mäletan tänase päevani nii hästi, kuidas ma jälgisin seda kõike ja mul ei olnud nagu aimu ka, mis asi see võistluskart on. Okei, tema sõitis küll natuke võib-olla teiste asjadega, aga see loogika lõpuks on sellel kõigel sama ja täna oli Aravetel see testipäev Talvar Racinguga täpselt siin samas Aravetel ja Aravete lihtsalt suur tänu, et Aravete kardirada on olemas ja Margus Leesmaa samamoodi, et hommiku vara andis ka kiivrid, mida mul endal ei olnud ja Silveril samuti, et saime veel kiivrid toast kätte ja päev on tehtud, emotsioonid. Praeguseks olen kindlasti maha rahunenud, aga võib-olla mõned klipid on, kui kardist välja tulime, et see oli midagi tuusa ja paneme edasi.